Olete jõudnud pardale HTG 142. Palun lülitage oma telefoni lennurežiimile ja pöörake oma tähelepanu ohutusküsimustele. Enne õhkutõusu palume teil kinnitada oma turvavööd, ning see võiks olla kinnitatud terve lennu jooksul. Kui lennukis peaks tekkima õhusüsteemi rike, langevad teie kohal hapnikumaskid. Päästevest asub teie istme all. Hädaolukorras võtke vest välja, pange süle pea ning kinnitage vöö ümber keha. Kui tekib vajadus evakueerimiseks, jälgige meeskonna juhiseid ning leidke teile lähim väljapääs. Täname tähelepanu eest ja soovime teile meeldivat reisi. Daamid ja härrad, olete jõudnud HTG 143. palli peremehe ja perenaise konkursile. Järgmine sihtkoht. Mina olen teie stjuard Karl Terep. Ja mina olen teie stjuardess Anette Pihlak. Sel aastal on meil teie jaoks planeeritud üks eriline seiklus. Nimelt viivad meie kooli kümnendikud teid tantsu teise reisile ümber maailma. Reisi jooksul maandume 5 erinevas linnas. Pariisis, Mumbais, Kairos, Rio de Janeiros ja Houstonis. Ilmselt ei ole teile märkamatuks jäänud ka meie 5 esirääs istuvat äriklassi reisijat. Just nende kätes on täna õhtuste peaosaliste saatus. Alustuseks inimene, kelle ei jää märkamata ükski puusanõks. Meie huvijuht Uwe Saar. Järgmiseks inimene, kelle teadmiste pagasi abil saame aimu ka sellest, kui hästi on võistlejatel õnnestunud tabada just enda linna olustikku. Geograafia õpetaja Ülle Seevri. Meie kooli uus matemaatikaõpetaja toob hindamisse värske vaatenurga ning hoiab silma peal ka punkti arvestuse kokku liitmisel. Egle Mäe! Ning viimaseks inimesed, kes teavad täpselt, missugune tunne on sellel samal laval olla. Eelmise aasta palli peremees Martin Pere! Ja palli perenaine Karolin Peebo. Žürii otsus tehakse avalikuks alles 2 päeva pärast toimuval 142. aastapäeva pallil, kuid juba täna õhtul saab igaüks teist anda hääle enda lemmikklassile ning siinsamas kuulutatakse välja rahva lemmik. Meie reisi orienteeruv kestvus on umbes 2 tundi, seega pange end valmis korralikuks seikluseks. Niisiis, kinnitage turvavööd ja olge valmis raputusi täis sõiduks. Esimesena peatume armastuse pealinnas Pariisis ning meie ette astub 10. B. No, see on Sofia. Ta on rahulik, hooliv, ettevõtlik, väga sotsiaalne, tantsib hästi. See on Leo. Ma ütleks, et ta on ambitsioonikas ja ta on väga sportlik ja tore ja on väga abivalmis. Got a broke clock, rollies that don't tick-tock, all the Mars that's losing time.
Hugo Frühtegott, Hermann Treffner. Midagi sellist. Bonjour ma chérie. Est-ce que tu veux dîner avec moi, s'il vous plaît? Oui, 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 oui. Üks asi, Treffnerist võtab alati süüa kaasa, sest Treffneris on söök väga tähtis. Õige nagu hea Treffnerist võiks kaasa võtta tantsutaldade koti. No muidugi mingi vihiku võtab ka kaasa, sest no üle seebrile peab ka raporteerima. Ma arvan, et see on seal keldris seal, kus on see silt, et õpilased ei tohi mingil juhul sinna sisse minna. Ma ei tea, selline juhuslik kokkusattumus. Ja pole meiega üldse seotud. Me just rändasime ringi, vaatasime seal kahekes neid pilte ja maal ja kõike. Ei tea midagi. See on see, kui sa räägid liiga palju prantsuse keelt ja siis sa asendad mingi sõnu prantsuse keelsete sõnadega. Siis sa oled nagu prantslane. Ma arvan, et ma tahaksin minna Age Savoga, sest ta on ikkagi väga tore ja ta tundub selline, kes oskab väga hästi reisil käia. Selline hooliv, klassijuhataja kui muidugi. Ma arvan, et see oleks selline magus, siuke natuke lilleline, nagu armastus. Midagi huvitavat ka nagu mingi Eiffeli torni lõhn juures või midagi sellist.
oli see vast tavapauk. Oli tõesti, isegi minul võttis jala tatsuma. Aga mida arvab 10. B tantsukavast meie žürii? Ma arvasin, et täna õhtul tuleb midagi suursugust. Aga et kohe esimene avalöök on nii võimas. See teeb teistel muidugi elu natukene keerulisemaks. Aga miks te peaksite muretsema teiste pärast või miks mina peaksin teiste pärast muretsema, kui ma nägin praegu väga ilusat etteastet? See õhkkond, mis siin tekkis, ütlen ausalt, tekitas sellise kabareeliku, absoluutselt prantslasliku, sellise pariisiliku tunde küll. Ja mulle tundub muidugi, et poisid tegid täna natukene tüdrukutele ära. Ja muidugi poistel on alati lihtsam seda teha. Pange tüdrukule või poisile seelik selga ja juba on väga naljakas. Aga siin ei olnud ainult see, et seelik oleks seljas ja oleks naljakas, vaid te tegite päris head tööd ka. Ja madruste tikk-takk, no see oli minu jaoks kavas nagu selline kirss täielikult tordil. Algus, ajalooline tants. Kas see on renessans? Mulle tundus. Teisi ei tea, hästi. Aga selline kostüümide valik ja kõik mulle tundub praegu küll renessanslik. Et imeline. No mulle meeldivad, kui inimesed oskavad ennast riidesse panna. Kui soengud on korras, kui emotsioon on paigas. Ja mõned mehed on üliedevad. Just. Mina olen väga-väga rahul teie etteastega. See oli asi, mida ma tegelikult päriselt ei oodanud, et teil nii mitmekihiline see etteaste tuleb. Suurepärane. Aitäh! Minule ka oli väga-väga meeldiv teie etteaste. Kuna ma aasta tagasi just käisin Pariisis, siis mulle tunduski, et algul ma olin nagu Versailles lossis pallil, siis ma olin Moulin Rouge'is ja siis ma olin lihtsalt Pariisi tänavatel. Tegelikult te saite väga-väga hästi hakkama. Ja ma saan aru, et kui ma 2 viimase nädala jooksul Aket otsisin, siis ta oli kuskil kogu aeg harjutamas. Tegelikult te olete väga-väga tublid. Väga hästi. Mulle alguses meeldis väga teie live-muusika ning kõik need kostüümid, nii poiste balleti etteaste kui ka kõik need triibulised särgid, baretid, Kankaani tants muidugi, väga hoogne ja kaasahaarav ning üleüldse oli näha väga palju erinevaid Pariisile ja üleüldse Prantsusmaale omaseid esemeid. Väga tublid olite, aitäh! Aga sellega ei ole te veel pääsenud. Palli peremehe ja perenaise konkursi konkurendid siin peavad väikse ülesande läbima. Juhuslikult meie lennujaama koridorid on täis fotosid eri vaatamisväärsustest. Uut lennukit oodates teeme veidi aega parajaks ja mängime ühe mängu. Ekraanil kuvatakse mingi kuulsa vaatamisväärsuse suurendatud pilt. Teie ülesanne on ära arvata, mis vaatamisväärsusega on tegemist. Loomulikult te võite mikrofoni rääkida, siis on teistel ka huvitav. 1, 2, Aldo. Töötab või? No see näeb välja nagu Hiina müür, kui ma esimese pakkumise peaks tegema. Nii, kas on Hiina müür? Aplaus! Et see on Eiffeli torn. Rahvas ütleb. Sydney ooperimaja. Okei, lihtsalt sülitavad praegu. No, see on Taj Mahal. Okei, natukene raskem vist.
Barcelona kirik. Kui ma õigesti mäletan, siis see oli vist Sagrada Familia või midagi sarnast. C'est le Louvre! Nii, see on Rooma Kolosseum. Ma luban, see ei ole stage'itud, ma ei tea, kuidas nad teevad seda praegu. Nii. New Yorgi Vabadussammas. Egiptuse püramiidid. Peaaegu. Tartu Ülikool. Big Ben. Aplaus! Nii, tõesti suurepärane sooritus teie poolt, aga ma saadaks teid siis diivanile natukeseks puhkama. Kutse pardale. Meie järgmiseks sihtkohaks on linn, kus puusad kindlasti paigal ei püsi. Selleks on otse loomulikult Bollywoodi sünnipaik Mumbai ja teie ette astub 10. D-klass. चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से. Ma arvan, et Romet on väga hea matas, nii et ta võiks vabalt olla ka reaalklassis minu meelest. Tal on väga hea muusikamaitse, seda ma sain juba aru üsna mingi 2., 3. nädalal, sest ma vaatan hästi tihti Instagrami notes'e inimestel ja siis ma nägin, et ta tajub. Ta on kindlasti väga sportlik ja väga hea tantsija ka. Kirke kohta on ka raske välja tuua asju, sest see on vist nii palju head, aga ta on väga loov, tegeleb näitlemisega, enam-vähem teatriga, laulab, väga tark, muidu ta poleks treffis ilmselgelt. Jah, lihtsalt liiga palju, mida rohkem välja tuua, et peab kuskile punkti panema. See on see, et me õpime elu jaoks. Ei, see on mingi treffi midagi rikkaks. Muidugi. Midagi siukest oli. Treffner, ülikool ja rikkaks. Jah. Mis juhtub nagu, mis õpetaja teeb või mis me ise teeme. Kui keegi teada ei saa, siis ei juhtu midagi. Just, kui piisavalt hästi varjata, siis on kõik korras. Kindlasti Indiast. Jumalatest, aga nagu nendest underground jumalatest, millest keegi väga ei tea midagi. Nagu seal on mingi 3 miljonit või 30 miljonit, ma ei mäleta, mis ta rääkis, aga mida Jürgenstein ajas, aga seal on väga hästi palju jumalaid, ma räägiks nendest nagu viimastest, mis keegi pole väga kuulnud. Kõike, aga ma arvan, ja ma ei arva midagi. Ma hakkasin teisi klassis olema, aga ma ei ütle seda. Kindlasti rohkem kui kõik teised. Ta muutuski selliseks. Liiga lahedaks. Kindlasti. Uges hääl. Minu, actually jah, ma olen nii palju reisinud ja värki, siis alati ma kaupan. Ma nõustun siis. Saan hinna 500 dirhamilt näiteks 250-le ja sealt edasi 50-le.
sest see on Indias. India värav, sest sealt algab tee. Ma ei tea, mis on India värav. Goddamn, $1 million Lamborghini. Feel जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ जय महादेव.
Ma ei tea, kuidas sul on ette, aga minu arust see reis võikski igavesti käima jääda. Sul on täiesti õigus, Karl. Kui selline hoog juba alguses on, siis tõotab täna tulla väga meeleolukas õhtu. Aga mida Mulle väga meeldis see lugu, mida te jutustasite, seda oli põnev jälgida, et mis edasi toimub ja see, et teie see esipaar siis paistis väga hästi silma, et kogu aeg käis ikkagi selle paari ümber kogu see muu melu. Koreograafia oli kenasti läbimõeldud ja nii tore oli vaadata, kuidas oli hästi püüdlikke nägusid, kes tõesti mõtlesid, mis edasi tuleb ja samas oli see emotsioon jälle tantsu lõpus, kui läksid rütmid juba selliseks tempokamaks, siis oli seda emotsiooni veel toredam jälgida, et siis hakkasite rohkem nautima. Nii et väga tublid. Me täname. Tere ka minu poolt. Ja ma ütleks, et peale eelmist kava oli kindlasti raske tulla, aga te saite hästi hakkama. Ja samuti ma tooks välja teie esinduspaari ja just teie perenaise kandidaadi, kes ma ütleks, et oma välimusega, kui ta oleks mõnes Bollywoodi filmis, aga ma arva ei saaks, et ta siit meie koolist on. Ja muidugi Aare Ristikivi oma välimusega. Ja väga tublid, aitäh teile! Mulle meeldib see, kuidas te praegu olete ka ikka veel rollis sees. Nii kenasti hoiate oma käsi namaste asendis. Väga ilus, aitäh teile selle eest. Ja nüüd esinduspaari kohta ma tahan ka tõepoolest ütelda, nagu Martin ka ütles, ma tooksin välja eraldi just tütarlapse, kes... Teie olete nii palju noored, et teie ei ole kinodes järjekordades seisnud ja oodanud India filme vaatama minekuks järjekorras pidanud seisma. Mina olen ja ma arvan, et vanem generatsioon siin kõik on pidanud seisma ja miks me seda tegime? Just sellepärast, et India filmid kui tulid, siis seal olid alati peaosaline hästi ilus naine. Ja teil on täpselt samamoodi, teil on väga ilus esinduspaarist tütarlaps. Aga see ei tähenda kuidagi, et Romet nüüd maha jääks. Ilu poolest küll. Aga mehe puhul ei ole see ilu nii tähtis. Mehe puhul on ikkagi tähtis see jõud, see osavus, see tahe vallutada. Ja see mulle tundub, et on noormehel kõik olemas. Kokku te moodustasite tegelikult väga kena paari. Ja see, mida te siin etendasite, see minu jaoks oli lõpuks, mulle tundus, et selline päris korralik hindu pulm. Ma ei saa nüüd täpselt aru, Aare Ristikivi on kes? On vanem, küla vanem, midagi sellist, selge. No ja mul oli kahju muidugi, ma ei tea, kas mul kahju oli, aga kuidagi julm oli vaadata, kui Kurrikov selle käekotiga ikkagi teisele noormehele ikka täie jõuga lõuga sõitis. Et no ütleme, kui selline India filmides võib-olla tõesti tuleb ka mõnikord selline vägivalla pool välja, siis filmid on kuidagi natukene, nagu me teame, et need ei ole päris, aga siin käis ikka päris pauk ära. Ei, see oli kõik näitlemine, ta ei tundnud midagi. Mitte midagi ei tundnud. Tegelikult heliefektid olid ka ikkagi meie. Selge. No siis teil õnnestus ikka väga hästi. Väga hästi. Suur aitäh! Palun! Aitäh žüriile! 10. tee, kas saaksime nüüd esinduspaariga natukene omavahelist aega? Aitäh! Nii, õnnetuseks on meie järgmist lendu tugeva tuule tõttu edasi lükatud. Aga õnneks on siia lennujaama just ehitatud uus joogaruum, kus te kaks tuvikest saate endi lihaseid lõdvestada.
Ekraanile tuleb pilt joogapoosist ning teie ülesanne on seda võimalikult hästi järgi teha. Võt mikrofon. Nii, käed sirgu ja aplaus, aplaus! Ja, kus on hea? Veel midagi või? Kerge on. No jätkame siis veel. Mis arvate, kas jalad on õigesti? Selge ei ole sirgu, selge ei olnud sirgu. Madalamale. Ja. Kas saab alla poole? Olemas! Okei. Pean valel pool. Ja. Ja kas saate? Võib-olla natukene tahapoole kallutades, siis on nagu rohkem vaata seda. Ei kuku! Aitan all. No kui ei tule, siis diivanile ei saa. Okei, nali. Läheme järgi suurde. Oh, ei olegi rohkem. Nii, kuidas oli? Ei ole. Väga hea treening, et enne sai jalga ka vigastatud ja nüüd sai ilusti välja venitatud, lõdestatud. Suur aplaus just. Istuge diivanil ja nautige. Igatahes 10. tee oli väga tubli praegu. Isegi võib-olla mina järgmine kord lähen nendega kaasa jooga liigutusi tegema. Aga praegu jätan vahele. Kuid hoidke alt, sest nüüd võtame suuna püramiidide varju Kairosse ja teie ette astub 10. C. Ma ütleks nagu Maarja on nagu siuke universaalindikaator, kui ta oleks mõistlustantsija, sest ta nagu sobib nagu kõikidega, ta suudab kõikidest tuua nagu parema välja ja kui te näeksite teda, kuidas ta nagu keerutab oma selle seelikuga, siis see lihtsalt ja hoidke alt. Loodetavasti näete ka, siis kui me võidame. Aga igal juhul ma ütleksin, et Otto on tulevane keemik, tulevane doktor, keemiadoktor. Ma ütleksin, et ta on selline, tal on natuke bowl cut, aga vahet pole. See oligi vanasti moes, siis kui peremehed ja perenaised olid ka moes, aga me oleme ikka moes. Ta on ka tantsulõvi, ma ütleks. No me oleme koos tantsulõvid, nii et me sobime hästi. Okei, ma tean. Hugo, siis see on see, mis oli see näiteringi Fürthekott. See oli keskmine nimi. Hugo, Triviani, Fürthekott. Gottfried, Benedictus ja Treffner lõppu. Ma
Maarja püramiid, Otto püramiid, Treffneri püramiid. Ja see üks püramiid, kus sul on need pokaalid ja seal sees on šampus ja mis on, vaata, läheb seal pidudel. Šampus või? Ja siis kukub ümber, vaata. Ma arvasin, et see oli šokolaad. Ja šokolaad ka. Või siis mis on purkidest, nendest oapurkidest tehtud toidupoes, kus on see püramiid teada. Mulle tegelikult toad ei maitse, aga okei. No seal Egiptuses oli ka see üks, see Giza püramiid. No see pole nii tähtis. Maarja püramiid on parem. Niimoodi. Mis see tuleb? Ei, ma arvan, sa pead hakkama tema sellest vetsupaberullist nagu tirima niimoodi. See on hea point, see on hea point. Nagu tirid ära ja hakata ümber keerutama seda. Ta ei saa hästi üles ärgata, kui ta on kõik selle paberi sees, ta ei saa isegi hingata seal. Tal on vaja hingata. Sa pead ümbert ära võtma talt selle, et rohkem õhku saaks, sest kui tal oli hapnikku, siis ta lihtsalt ei saa elada. Okei, Rüütli, seda ma tean. Siis teisel pool, kus oli see printsessi maja, vaata. Ma arvan, et see on nagu printsessi tänav, sest kui on Rüütli tänav, siis peab printsessi tänav ka olema. See on hea point. Ja siis üks on Munga tänav, mis läheb sealt teiselt poolt. Ja siis kui on Rüütel ja printsess, siis peab olema Munk ja ma arvan, teine tänav on Nunna tänav. Ja seal on kirik ka, nii et ma arvan, see sobib. Ja see on selline nagu diverse, et kui on juba Munk, siis on ikka Nunn ja kui on juba printsess, siis on prints või mis. See on vist keelatud, ei või? Jaa, see on tegelikult keelatud. Aga kui me tohime rääkida sellest, siis polüteism tähendab seda, kui sa teed mitut asja korraga ja need mitu asja, mida sa korraga teed. On kõik nagu liiga head, et koos olla. Näiteks kui sa paned kokku mingi hapukurgi ja šokolaadi ja siis natuke moosiga peale, see on nagu polüteism, sest see on liiga hea, et nagu olla. Ja siis see on keelatud, selles läheb vangi. Ärge tehke seda. No ma arvan, kui sa nagu see sisse astud, nagu me oleme ka saunas, eks ju. Ja vaadake ringi, kas ei näe välja nagu püha? Ja esiteks, sa nagu tunned seda nagu aurat, sa tunned, et sinu sisse tulevad nagu kõikide nende tantsutaldade, kõikide nende väsinud õpilaste nagu need igipiisad, mis siin nagu nendes seinades. Igipiisad, ma tunnen ka neid igipiisku praegu. Jah, ma tunnen, mul ise hakkavad ka juba igipiisad tulema siin. Aga sa lihtsalt nagu tunned seda ajalugu, mis siin sees on ja see on ainult, see on templile väärne. Seda ajalugu. No ütleks, et meie, aga me veel nii vanad ei ole, nagu te näete. Me oleme nooruslikud. Pigem Treffner ise. Ma arvan, et Treffner ehitas püramiidid. Eriti selle, mis on see Treffneri püramiid. Selle ehitas ka tema. Treffneri ehitas tema. He's a bad real place home.
Winds of east from the east, and the sound from the west, and the sentence gladly surround. Down and down, stubborn by, how the crowd would fly to another Arabian night.
Sa peab tekstis paar rida vahel jätma, sest no see lihtsalt võttis sõnatuks praegu. Õnneks ei peagi meil sõnu jätkuma. Selle jaoks on meil ju žürii. Töötab küll. Ma olen tõesti sõnatu. Väga ilusad muusikavalik, väga ilusad graatsilised elemendid. Perenaine on kindlasti tantsuga teile keelanud pikemalt, ma arvan, seda oli näha. Ja eriti mulle meeldis, ma vaatasin, et oi, kui ilusti tüdrukud tantsivad ja siis, kui poisid lavale, ma ei saanud ka aru, et üks, kes mul puusanõkse siin tegi, et tegelikult on poiss, kui ma vaatasin kogu aeg, et oi, kui ilusti puusanõkse. Ja poisid olid väga tublid, poissi on teil vähe, aga väga tublid olid. Aitäh! Mulle jäi silma kindlasti esinduspaari kostüüm, väga ilusad, kohe oli näha, kes see paar on. Lisaks see väike peotantsu noot seal vahepeal, ikkagi pallikonkurss. Ja lõpus oli väga armas, kuidas te koos hauda nii-öelda tagasi läksite, aga väga tublid, aitäh! Nonii, väga ägedad sarkofaagid. Mulle tõesti meeldis, kuidas see algus oli ja kuidas siis lõpus teid nagu koos mumifitseeriti ja sinna tagasi sisse pandi. Te saite hästi hakkama. Ma tahaks midagi kriitilist öelda, aga ma vist ei saa. Aitäh! Suur aitäh, žürii! Ma ei saa jätta kommenteerimata. See oli lihtsalt nii hea praegu. See, kuidas Ottol puusad on lahti, Sten Timmu, jumal, mis asja sa tegid siin. See oli lihtsalt suurepärane. Aitäh teile ja millise loo te jutustasite. No ma olen jälle sõnatu lihtsalt. Aga meie reisiseiklused pole veel lõppenud. Lennujaama jõudes avastate, et teie kohvrid on kadunud. Pöördudes infolauda ei ole seal ühtegi inimest, kes teiega sama keelt räägiks. Teile lastakse helilõik, kus räägitakse mingis võõrkeeles. Teie peate aga ära arvama, mis keelega on tegu. 违法行为践踏香港法治，破坏香港社会秩序，损害香港的根本利益，是对一国两制底线的公然挑战。我们对此予以强烈谴责。该发言人表示，中央政府坚决支持香港特别。See on mandariini keel. Jah, ma arvan, ma olen ka varem kuulnud seda. See, hiina keel või mandariini keel midagi. Okei, hiina mandariin. Jah. Aplaus. Сейчас январь 2020 года, утро выходного дня, за окном отличная погода, как вы можете видеть, все покрыто снегом, как и должно быть зимой. Сейчас мои дети спят, я пока записываю это видео, скоро они проснутся, я их покормлю. No nii, siin Egiptuses on hästi kuivne, mul on hääl veidik ära, aga ma olen üsna kindel, et see oli vene keel. Ja tõepoolest oli. Home im Sinne von, ich bin zu Hause, was eigentlich nur bedeutet, ich bin gerade da, wo ich zurzeit wohne. Viele sind gar nicht so sehr damit connected, wo sie gerade wohnen. Und dann gibt es aber noch Home im Sinne von, ich gehe nach Hause zu meinen Eltern oder ich gehe in meine Heimat. Das heißt es? Ja, das ist eigentlich Deutsch, ja. Saksa keel. Jah, loomulikult. आज मैं काव्यांजलि शुक्ला अपने सभी दर्शक एवं श्रोतागण मित्रों को आभार प्रकट करते हुए प्रस्तुत करती हूँ श्री शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता. C'est français, see on prantsuse keel ja Pariisi sõbrad. Sorry, meie klass, sorry. Ei olnud prantsuse keel tegelikult.
أوصف شعور وقت تشوف حدا ماشي بالشارع ولا ببلاد الغربة وتشوف إنه عم يحكي بنفس لغتك عامة ونفس لهجتك خاصة يعني عن جد شعور. Oskan öelda, et eesti keelt see vist ei polnud. Rohkem ei oska vist, ma ei tea. Pakume siis uppi. Araabia keel. Okei. Je suis italienne où ils parlent le tessinois et les grisons où eux ils parlent le romanche. Très peu de gens le parlent mais ils le parlent encore. C'est vraiment spécial. Nii. Ei julge pakkuda, ma juba sain oma vitsad, aga äkki nüüd on prantsuse keel. Så som Krahan var der 2 gange faktisk for at lave penge og for det godt op og gå. Og så min tipoldemor, hun forelskede sig. Ma võin väikse vihje anda. Eesti keeles see pole. Ja seda me vist juba arvasime, aga ma ei tea, Marja, mis sa arvad, kas sul on idee? Kas me saaksimegi uuesti kuulda seda, kui see oleks võimalik? Så som Krahan var der 2 gange faktisk for at lave penge og for det godt op og gå. Og så min tipoldemor, hun forelskede sig. Meil on üks ainus pakkumine, see on rootsi keel äkki. No, läheda, natukene. Mamá, una cosa, voy a ir al supermercado por si quieres que compre algo. Había pensado en comprar 2 barras de pan para el desayuno, unos tomates, unas cebollas y lo que no sé es si quedan patatas. Äkki see on hispaania keel? Okei. Aitäh 10. Õnneks leidsite lõpuks töötaja, kes teie murest aru saab ning kohvrid üles leiab. Võite loomulikult istuda diivanile. Kiirustage pardale. Järgmiseks maandume otse Ladina-Ameerika värvikate tänavate vahel. Rio de Janeiro lööb särama 10. A. Susanna on väga energiline, väga naljakas ja... Peetsu. Ei olegi palju nagu valida. Okei, tegelikult. Väga energiline, hea stiil, nagu näete, on ju. Ja väga outgoing, sest, you know, jah. Enne õpi, siis lõbu. Nagu võimalikult vähe riideid. Davai. No, paneme siukse peo maha. Paneks sellise korraliku peo teeks ikka. Davai. Kõik on kutsutud ka. Ma arvan, et erinevad aastate need lipud ei ole halda. Või siis diivanid siin päris ägedad. Kuningas Momo või? Ma ei tea. Ma ei tea. Uvesaar. Sest me ei ole looduslased. Sädelevad. No võimalikult vähe. Jah, nagu värvilised, väga värvilised ja... Tiivad ka. Suured.
100%. Nagu muidu ma ei oleks hea jalgpallur, kui ma poleks Rios käinud. Sa ei olegi enam jalgpallur. Aga ma olen hea ikka. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar. Curtição que hoje vai rolar. Gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar até o sol raiar. Gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Sa ei olegi enam jalgpallur. Aga ma olen hea ikka. Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Malen deu de presente, Bellingham pro Vini, pra matar pra 15ª. Você pra frente, ombrinho, cabeça, vira e bora. Toma, que tá vindo dos bucetos. Wasn't really thinking, wasn't looking, wasn't searching for an answer. In the moonlight, when I saw your face.
Anette, kas sa oled kunagi Rio de Janeiros käinud? Ei ole, Karl, aga see kava oli täpselt selline, kuidas ma seda ette kujutaksin. Aga noh, ega see meie arvamus nagu nii eriti ei loe. Kuuleme pigem, mida meie žüriil öelda on. Kõik algas nagu ikka, jalka, särki-värki ja siis järsku vaatan mingid särtsakad säravad riietused väljas. Siis tõuseb kuskilt mingi helendav peitsu ülesse ja järsku on täielik karneval. Väga äge. Väga äge. Aitäh! Ja tõesti, väga-väga tublid olete. Mulle on alati Ladina-Ameerika rütmid meeldinud ja te andsite selle eheduse väga hästi edasi oma tantsuga. Aitäh teile! Aitäh teile! Mina kiidan ka omalt poolt just neid kostüüme, mida te olete valinud, et need teevad väga efektsed välja, need annavad väga palju teie ettastele juurde just nimelt, et alguses hakkas kõik rahulikumalt ja siis tõesti läks väga-väga efektseks, nii et aitäh teile! Aitäh! Suur aitäh! Ei saa! See lõpulause lihtsalt. See kõik lõppes ära ja ma enda peas mõtlesin, vot siin oli vunki. Ja siis sain aru, Saskia, muidugi oli vunki. Aitäh! Uwe! Kas sa tead, et ma olen Susanna tegelikult ja mu vanemaja nimi on Saskia? Susanna! Muidugi! Vabandust! Teid küll, härra Uvesaar. Aga suur aitäh žüriile jällegi nende tarkade sõnadest. Järgmist lendu oodates on lennud inimest täis. Omavahel vestelda ei ole lihtsalt võimalik. Seetõttu tuleb end väljendada käemärkide abil. 10 saa, te peate tõestama oma koostöövõimet ühe alijase mänguga. Teie ülesandeks on seletada ekraanil ilmuvaid sõnu kehakeelt kasutades. Arvaja seisab ekraani poole seljaga. Alguses seletab siis üks ja siis teine arvab ning poole peal vahetada. Ütlen seda teile. Ma olen seljaga esimesena. Maja, päike. Päike, kuu, tähed, pall. Taevas. Kuu, planeet, maa. Planeet. Kuu. Maa. Päike. Maa. Kera. Maakera. Püramiid. Eiffeli torn. 5. 7. 7 maailma imet. Karneval. Käru. Issand jumal. Kast, käru. Ei, sõnu ei kasuta. Hääli võid kasutada, teeme nii. Nii, ja kas tuleb vastus? Käru. Ohver. Lind. Tiivad. Lennuk. Turist. Vaatamisväärsus. Muuseum. Nii, see on turist.
tuul puhub. Ja, lähedal. Lained, meri, rand. Liiv, rand, liiv, kõrb. Nii ja nüüd kiire vahetus. Seelik lukk, püksilukk, kaart, maakaart, kompass, lapp, torn, tänavapost, maakera, gloobus, turistid, giid, kolmnurk, Bermuda kolmnurk. Mägi, Mount Everest, püramiid. Veokijuht, autojuht, lennukijuht, piloot, paadi laevajuht, merejuht, juht, giid, turist, piloodi. Peitsu, kas me saame sulle kuidagi abiks olla? Saada. Seelik, tiivad, lind. Okei, ärme kiusa Peitsutist enam. Mis on? Mis sõna? Kruiis. Koobas, voodi, magamine, rakett, kosmoserakett, koobas, vägikoobas, lähed sisse, kõrge, maja, torn. Garaaži uks, lukk, telkimine. Kas ma saaksin palun dokumente? Turvakontroll, ID-kaart. Suur aplaus. Aitäh teile 10 saa, võite teistega ühineda diivanil. Oleme läbinud juba pika tee ning kahjuks peab iga hea asi kord lõpule jõudma. Viimase sihtkohana võtame kursi kauboides kubiseva Houstoni poole ja laval astub 10. E-klass. Jihaa! No tema on Virtel, Virk. Jah, ta on alati naeratav ja temaga saab ikka nalja kogu aeg. See on Jan. Ta on väga-väga viisakas, ausalt öeldes viisakaim poiss, keda ma olen eales näinud. Ja ta on väga siiras ja ta on väga hea huumorimeel. Hugo Treffneri gümnaasium. Ei, nagu inimese. See. Hugo mingi fürdekott. Jah. Mingi... Fürdekott. Ei, see oli... Hugo. Fürde... Treffner. I got the horses in the bag. Horse stock is attached. Head is matted black. Got the bushes. Ma arvan, et Mirtel nagu paneks kohe mitu kilomeetrit otse. No sul on... No sa käid tantsimas, on ju. Sul on nagu...
jah, sul on sellised puusad või nagu sul on keha, jah, puusad. Ma arvan mingi kumanaos, mitte eriti kaua. Mungo. Jaani. Rüütli. See on väga hea küsimus. Ei, see on tõesti hea. Oota. Treffler. Oota. Mis see pikk on, vaata, mis läheb sealt? No, ma mõtlen, jah. Ja ei, see pikk. Jaa, täpselt. See hästi selline. Botaanika ja nagu kõrval on ju. Sa mõtled laia või? Aga see on ju edasi. Ei, kui see läheb nagu välja sinna. Ei, see ongi rüütli ju. Ma mõtlen teisel pool rüütlit. See on nii pikas, et tegelikult on ainult 3 või? Jah, me jääme selle juurde. No hommikul ärkab üles ilmesti. Väga vara. Jaa, ikka me räägime ikkagi 4-5. Siis enne päikestõusu. Jah, olenebki, kuna vaata päike tõuseb, et siis ärkab. Ja siis ta läheb, tal on kindlasti loomad ja läheb vaatab üle. Kontrollib, kas kõik on korras. Annab süüa, paitab. Läheb vaatab oma valdused üle. Ja siis ratsutab terve päev. Jah, ja siis ongi päev läbi. Päevad lähevad ruttu. Oi, see aeg läheb kiiresti. Äkki Jürgensteini. Ja Toomas. Religiooni õpetus. Miks? No, ta on selline soofiline, vaata ta saaks seal oma mõtteid mõelda. Jaa, tal on nagu usuline taust. Või ta on välja õpetatud, ta teab paljudest uskudest, religioonidest. Äkki peaks kosmost ka vastama? Ega see oli Jürgenstein. Ja see oli Jürgenstein, ta tekkis kosmoses probleeme ja siis ta hüüdis, Houston appi, meil on probleem. Õpetajad vist nägid nii nooruslikud välja. Ausalt öeldes nädal aega keegi ei teinud vahetki, kas oli õpetaja või õpilane. Kõik vaatasid, et on õpetajad. Tailgate with the crickets on a moonlit fire pit, muddy riverbank. Gotta love the high life, can't get enough. No beer left behind around here.
on the toolbox, so it don't matter. Down on the tailgate, girl, I can't wait to watch you do your thing. Shake it for the young bucks sitting in the honky tonks, for the rednecks rocking till the break of dawn. The DJ spinning that country song. Come on, come on, come on. Shake it for the birds, shake it for the bees, shake it for the catfish swimming down deep in the creek, for the crickets and the critters and the squirrels. Shake it to the moon, shake it for the girl. Country girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Country girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Somebody sweet little farmer's child, the cattle in her blood to get a little wild. Ponytail and a pretty smile, roping me in from a country mile. So come on over here and get in my arms, spin me around this big old barn, tangle me up like grandma's yarn. Yeah, yeah, yeah. Shake it for the young bucks sitting in the honky tonks. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the bag, horse stock is attached. Lady black, got the bruises like a man. Need on a horse, you can whip your horse. I've been in the valley, thinking about that road. Hat down, cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Used to spend my nights out ballroom. Liquor was the only love I'd known. But she rescued me from reaching for the bottom and brought me back. Yeah, too far gone. Oh, that's smooth. It's Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy.
milline rodeo see vastu oli? Täpselt õige energiaklõpp, mida meil oli see õhtul vaja, on ju? Ja mida arvab sellest kavast meie žürii? Nii, kõigepealt mulle väga meeldivad teie kostüümid. Ma kuulsin, milline jama nendega oli, aga väga hea meel, et ikkagi kohale jõudsid. Lisaks muidugi see väike peotantsunoot seal keskel ja need hobused, kelle otsas siin ratsutati. Ja muidugi Koto Night Show, no see on ju perfektne laul ja tants sellesse teemasse ja väga tublid, aitäh! Väga tore selline emotsioon oli teiega kaasas, aga ma tuleksin pigem teie etteaste algusesse. Kui Jan seisis siin laua najal, see enesekindel pilk, mis jälgis ja see oli tõesti kogu selle etteaste jooksul ja läks võiduka lõpuni, nagu me nägime, nii et väga super. Mina tahan ka välja tuua praegu tõesti peremehe kandidaadi, kes algusest peale, nii nagu Egle ka ütles, oli veenev, aga mis põhiline minu jaoks, väga hea tantsija. Väga hea tantsija. Teie kavas oli tunda sellist mõnusat Texase hõngu, natukene sellist aeglust, mis käibki selle eluga ju, või selle elu juurde. Ja ma ise mõtlesin, huvitav, kas te Dolly Partoni toote lavale nii-öelda või et kas ma kuulan Dolly Partonit ka ja see kõlas ka, sest minu jaoks, ütleme ausalt, Texas ja Dolly Parton ja country, need käivad niivõrd kokku. Ja loomulikult see lõpuks see löölmokk lasti ka maha. No mis Texas see oleks, kui ei oleks püssi ja pauku ja väikest mõrva. Aitäh! Aitäh, žürii! Nüüd tagasi Eestisse jõudmiseks on vaja ületada veel viimane takistus. Koju pääsemiseks tuleb teil tõestada reisil omandatud teadmisi. Loodetavasti olete ennast kurssi viinud riigilippudega, sest nüüd läheb teil neid vaja. Ekraanile tuleb pilt mingist lipust ning teie peate ära arvama, mis riigilippuga on tegemist. Teeme nii. Jiha! Kanada! Aplaus, aplaus! No nii. 3, 2, 1, Rumeenia! No juhtub ka parimatel tõesti. 3, 2, 1, Mehhiko! 3, 2, 1, Läti! Juhtub. 3, 2, 1, Iirimaa! Aplaus nüüd! Ärme karda siin midagi. 3, 2, 1, Ameerika! 3, 2, 1, Uus-Meremaa! Okei. 3, 2, 1, Jamaica! Okei, natukene raske. 3, 2, 1, Valgevene! 3, 2, 1, India! Tee aega. Aitäh teile 10 see. Loodetavasti mahutame teiste sekka diivanile.
No nii on, et ütle ausalt, kas sul pole mitte kurb töö, et see kõik lihtsalt nii kiiresti läbi on? Ma tõepoolest ei taha, et see õhtu veel lõppeks. Mul on tunne, et ma ei ole täna veel piisavalt puusanõkse näinud. Õnneks, mul on teile häid uudiseid. Rääkisime just kapteniga ja saime teada, et meil pole veel maandumiseks luba antud. Kui te arvate, et see, mida te nägite, oli vinge, siis hoidke piip ja prillid. Ütleme nii, et tantsupõrand köetakse peatselt veel tulisemaks, sest meid ootab ees tantsulahing! Seega olge valmis oma lemmikutele täie hooga kaasa elama. Kui esinduspaari klass kuvatakse ekraanil, siis palume paarilt kiiremas korras lavale tulla ja täies hoos jalga keerutama hakata. Iga kord, kui laul vahetub, peab uus paar lavale tulema. Eks me siis alustame tantsulahingut.
kutid, täiesti lõpp. Pole vist paremat tantsu näinud. Igatahes. Kallid reisjad, on aeg saata meie austatud äriklassi reisjad oma otsust tegema. Teid ootab aga ees 20-minutiline vahepaus, mille ajal saate hääletada enda lemmiku klassi poolt. Seda on võimalik teha skanneerides QR-kood. Kohtume õige pea. Tore näha, et suurem enamus on teist vist tagasi jõudnud. Loodetavasti andis paus teile natukene hingamisruumi, sest nüüd kisub asi pingeliseks. Nimelt on aeg välja kuulutada selle aasta pallikonkursi rahva lemmikklass. Kuid enne seda sooviksime tänada meie sponsorit Kohvik Werner, kes pani rahva lemmikule välja ühe õige magus üllatuse. Tead, mis on veel üllatav? No mis? Werner pidas meeles ka teid, kallid kaasreisjad. Ekraani peal on kuvatud sooduskood, millega saab igaüks teist, treenerist või mitte, Werneri e-poest tellides 10% soodustust. Kiiremad said ka vastava kupongi. Peale selle täname ka kõiki esinduspaare. Peale selle täname ka kõiki esinduspaare tubli osavõtu eest. Palume lavale Mark Herman ja Susanna. Leo ja Sofia. Otto ja Maarja. Romet ja Kirke. Ja Jan ja Mirtel. Kuid nüüd, see hetk, mida me kõik oleme oodanud, on aeg välja selgitada klass, kes sel aastal publikule enim silma jäi. Rahva lemmikuks osutus Trumipärin. Ma ei kuule! See! Siis paluksime teid lavale korraldusesituse jaoks. From a land, from a far away place, the current comes
tõeliselt võimas lõpp tänasele õhtule. Aga nüüd palume viimast korda teie tähelepanu. Siinsamas meie koolimajas toimub 2 päeva pärast 142. aastapäeva pall, kus kuulutatakse välja just see klass, kes lennutatakse HTG 143 pardal järgmise aasta palli ja pallikonkurssi korraldama. Ehk siis ole näha, kas rahvas oli žüriiga sama meelt. Ja teile, kallis publik, bon voyage! Do you